Agressiivne käitumine, olgu siis verbaalne või füüsiline, saab enamasti alguse väga tugevatest tunnetest. Need on kas hirm, kurbus, häbi, viha, kardame midagi kaotada või soovime väga-väga midagi saada. Tugevate tunnete meelevallas võib juhtuda, et inimene kaotab enesevalitsuse ja ei leia neid kõige õigemaid sõnu, millega oma mõtet teistele inimestele väljendada. Kui mina juhtun olema see inimene, kes on vastakuti agressiooniga, siis võib väga hõlpsasti juhtuda, et ka mina kaotan enesevalitsuse. Sest kellegi väga tugevad tunded nakkavad, on võib-olla hirmutavad või eemale tõukavad. Sellisel juhul on meil ruumis 2 inimest, kellel on väga palju emotsiooni ja väga vähe ratsionaalset teadlikkust. Selleks, et tulla toime agressiooniga, pean ma kõige olulisema asjana katsuma meeles pidada seda, et mul on vaja selles olukorras kõrvalpilku. Kuidas säilitada enesevalitsus ja kuidas leida need õiged sõnad selleks, et ma suudaksin mõista teise inimese soove ja näha seda põhjust tema agressiooni taga. See on kõige olulisem küsimus.